Alustades episoodi neetud linnadest, mida Jeesus needis, peame nimetama seda fakti, et Galileas, siin väga kauni vaatega kohas, kus me seisame, siin ümbruskonnas on 3 linna, kus Jeesus õpetas, jutlustas, parandas haigeid, kus tema valgus paistis kõige eredamalt. Ometi need 3 linna said Jeesuse enda poolt neetuks. Miks? Aga kui Jeesus kuulis, et Johannes oli pandud vangi, siis ta läks ära Galileasse. Ja jättes maha Natsareti tuli ta ja asus Kapernauma, mis on mererannas Sebuloni ja Naftali aladel. Et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu. Sebulonimaa ja Naftalimaa mereäärne tee, maa sealpool Jordanit, paganate Galilea. Rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust ja surmamaal ja varjus istujaile neile tõuseb valgus. Nende linnade elanikud tõepoolest kuulsid, nägid, katsusid ja puudutasid Jumalat. Nad olid tunnistajaks Jumala auhiilgusele, kuid kahjuks ei olnud nende reaktsioon proportsionaalne. Ja sellepärast Jeesus needis need linnad järgmiste sõnadega. Siis ta hakkas sõitlema neid linnu, kus kõige rohkem on sündinud tema vägevaid tegusid, sellepärast, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle Korasin, häda sulle Betsaida. Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotis ja tuhas parandanud meelt. Aga ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam põli kohtupäeval kui teil. Ja sina, Kapernaum. Kas sa ei olnud ülendatud taevani, kuni põrguni sa langed alla? Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud sinus, seisaks see veel tänapäeval. Aga ma ütlen teile, Soodomamaal on hõlpsam põli kohtupäeval kui sinul. Jeesus võrdles neid linnu paganike linnade Tüürose ja Siidonaga, Soodoma ja Gomorraga. Jumal, kes on loonud inimesed, on inimestele andnud sellise asja nagu südametunnistus. Südametunnistuse põhjal me eristame head ja kurja, õiget ja vale, kuid nendes linnades ei olnud probleemiks inimeste südametunnistuse põhine kurja heast eraldamise küsimus. Nad nägid Jumalat. Nad nägid tema valgust, tema poja isikus, kuid siiski nad ei uskunud temasse. See oleks muidu väljendunud nende meeleparanduses. Meeleparandus oli see, mida Jeesus kõige enam ootas. Jeesus viitas sellele, et kui ta oleks elanud Soodomas, kus inimesed olid süüdi suurtes pattudes, oleksid nad meelt parandanud oma kurjusest. Kahjuks olid aga siinsed inimesed, kes nägid Jumala au Jeesuses, suhtunud sellesse suhteliselt külma ükskõiksusega. Joona oli prohvet, kes kuulutas paganlikus Niineve linnas üleskutset meeleparandusele. Kuigi Joona ei teinud tunnustähti ega imesid nagu Jeesus, vaid lihtsalt kuulutas nii: parandage meelt, sest 3 päeva pärast Jumal hävitab linna. Tulemus oli linnarahva täielik patukahetsus võõramaalase Joona jutluse peale ja Niineve linn jäi püsima. Kahjuks aga ei saa sama öelda Kapernauma, Betsaida ja Korasini kohta, kus täna on vaid arheoloogilised varemed ja peale sisalike ja frantsiskaani munkade ei ela neis keegi. Kui võrdleksime veel kord neid 3 neetud linna Soodoma, Siidoni ja Tüürosega, siis neis elasid juudid, mitte paganad. Siin olid sünagoogid ja sellel ajal puudusid neist tõendid ebajumala kummardamistest. Teised 3 aga olid puht paganlikud, kus inimesed kummardasid ebajumalat ja tõid isegi võikaid inimohvreid. Nad olid üdini kurjad ja moraalselt laostunud. Kuid Jeesus ütleb, et nad oleksid meelt parandanud, nagu Niineve mehed, kui tema teod oleks toimunud nende keskel.
siiski näeme, et Jeesus ei kuulutanud Kapernaumale, Korasinile ja Betsaidale hävingut, vaid needis neid. Nende saatus oli hülgamine, mis tähendas, et nendes linnades ei elatud enam ning see kuulutus on tõepoolest täide läinud. Siiski patused linnad nagu Soodom hävitati oma kurjuse tõttu. Meeleparandus aga oleks päästnud mõlemad ja toonud neile õitsengu. Need 3 linna moodustasid Jeesuse teenimise olulise kolmnurga. Nad asetsesid teineteisele suhteliselt lähedal, nii et tunni ajaga võis jalgsi matkata ühest teise. Need linnad jutustavad meile täna sõnumit. Kas oleme moraalselt laostunud kurjad paganad või ükskõiksuses tuimad kirikupingis istujad, vajame mõlemal juhul parandada meelt oma tegudest. Alustame nende kunagi õitsevate linnade külastamist Korasinist. Meie teekond Korasini viib mööda Iisraeli pikimat maantet, milleks on maantee number 90. Jeesus pidi aga kõndima mööda jalgradu, mis viisid otse üle mäenõlvade. Korasini nimi tuleneb heebreakeelsest juursõnast lechakris, see tähendab kuulutama. Nii et me oleme praegu kuulutamise linna tulnud. Kuid kuidas elati siis Korasinis Jeesuse ajal? Sel ajal oli veeallikas ülioluline tegur inimasustuse eksisteerimiseks. Ent Korasinis ei olnud veevarustusega lood just kõige paremani. Sellepärast, et kuigi siin all on peaaegu näha mageda veega Galilea järv, ei olnud Jeesuse ajal võimalik pumbata sealt üles mingil viisil vett, nii et korasinlased pidid siis koguma vihmaperiooditi vett tsisternidest ja sellest elatuma. Linna populatsioon oli umbes 500 kuni 1500 inimest, mis meie jaoks nagu täna ei anna isegi korraliku küla mõõtu välja. Kuid Jeesuse ajal oli see ikkagi korraliku suurusega linn. Juba nagu märkame, oli linn ehitatud mustast vulkaanilisest basaltkivist, nagu muudki selle piirkonna linnad. Seda kivimit on siin piirkonnas ohtrasti, sest kunagi ammu on Kolaanidelt kuni Galilea järveni voolanud vulkaaniline laava. Basalt ei ole just kõige ilusam ehitusmaterjal. See on tahmunud väljanägemisega, kuid tema eeliseks on raualaadne kõvadus. Nagu on tavaline, tänases Iisraelis on piiblisündmuste kohale rajatud sellised rahvuspargid, mis on küll väikse sissepääsutasu eest, aga sellest need on hästi hoolitsetud ja neid arendatakse pidevalt. Ma olen kindel, et kui me tuleksime siia näiteks aasta pärast, siis me kindlasti leiaksime siin palju rohkem kohti, mis on välja kaevatud, palju rohkem asju, mis meil on eksponeeritud ja nagu te näete, on siia lausa tehtud invaliididele ratastooliga sõitmiseks teed, et isegi nemad saaksid tulla ja vaadata piibli imesid. Kui rääkida Iisraeli arheoloogiast, siis see on väga erinev meie omast. Kui me kõnnime vanades asundustes, siis siin on üksteise peal paljude erinevate ajastute arheoloogilisi kihte. Põhjus peitub selles, et tuhandete aastate jooksul on sama asundust kas korduvalt vallutatud või maavärina poolt lammutatud, mille tagajärjel on see jäänud hüljatuks. Mõne aja pärast on aga tuldud siia tagasi ja ehitatud vanadele varemetele uuesti üles linn. Vana on aga jäänud selle uue alla. Siin Korasini pargis on üks väga hea asi, et me saame käia siin nende müüride vahel, neid katsuda ja uurida kõiki välja panduid leide ning isegi saame filmida. Muidugi oli linna kõige tähtsam hoone Jeesuse ajal sünagoog.
nii nagu meie ütleksime täna meie maailmas selle kõnekäänu, et kirik keset küla, nii oli siinses piirkonnas sama lugu sünagoogidega. Sünagoog oli elukeskus. Just sellises sünagoogis jutlustas Jeesus. Mõelda vaid, need trepid, mille mööda me kohe üles astume, olid astmed, mida mööda Jeesus astus ülesse. Läks sinna sünagoogi ja jutlustas seal, parandas haigeid ja tegi imesid. Sünagoog oli ehitatud alati vaatega Jeruusalemma poole. See oli vaieldamatu nõue sünagoogi projekteerimisele. Nii on ka siin. Siin näeme sünagoogi kõrvalruume, kus oli toora rullide kapp pühade kirjarullidega. Kui rabi võttis kapist rulli, kõndis ta sellega mööda saali ja lubas inimestel seda austusest puudutada ja suudelda. Igas sünagoogi eesotsas oli selline BMA ehk siis kõnepult või meie ütleksime selle kohta kantsel, kus kõneleja tõusis üles sabatil kõnelema. Ja ta tõusis üles mööda astmeid sinna, see oli nagu platvormi peal. Astmed representeerisid seda, kuidas Mooses läks toora järele üles Siinai mäele. Siit sünagoogist on muuseas leitud üks väga unikaalne leid. See on tumedast basaltkivist välja raiutud tugitool. Ja selle nimi oli Moosese iste. Seda kutsuti nii tollel ajal. Sellel on peal muuseas aramea keelne tekst, mis ütleb nii, et Juuda Ismaeli poeg, kes annetas kogu oma vara sünagoogi ehitamiseks. Sellised istmed olid paljudes sünagoogides ja neil võis istuda ainult väga auväärne külaline, kes seletas kirja või oli siis suur auväärne külaline. Ja nüüd ma kutsun Liliana siia istuma selle Moosese istmele ja lugema, mida räägib meile Uus Testament sellest Moosese istmest. Mina aga kahjuks pean istuma sellisele odavale 120 šeeklisele toolile, mida me ostsime siit sellest pargipoest. Siis rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles, Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage. Aga nende tegude järele ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee. See oli autoriteedi positsioon, kus istujal oli õigus selgitada ja tõlgendada toorat. Seepärast ütles Jeesus, et kõike, mida sellel istmel istuja ütleb, seda tehke, kuid ärge järgnege tema elu eeskujule, sest see ei pruugi alati vastata tema õpetusele. Selline on see auväärne tool. Korasiinist kõnelevad meile evangeeliumi tekstid korduvalt. Kuid piiblis kirjeldatud sündmuste kinnitamiseks on vaja labidas lüüa vaid õiges kohas maasse ja sa leiad kinnituse piibli tekstidele arheoloogia kaudu. Huvitav leid on siinne mikve, rituaalne patsei. See tähendab rituaalseks puhastamiseks. Siin kliimas on see hügieniliselt väga vajalik ja praktiline toiming. Kahjuks pesid korasinlased endid siin küll puhtaks välispidiselt, kuid ei pesnud oma südant. Nagu Jeesus ütles variseridele, et te pesete karika puhtaks küll väljast, kuid seest on see täis kõiksugu räpasust. Jumal hoolib enam seespidisest puhtusest. Kui vaadata droonivaadet Korasiinile ülevalt, võib näha, et välja kaevatud on vaid üks väike osa kunagisest asundusest. On näha, et kogu kõrgendik on täis selgesti nähtavaid varemeid, mis annab meile aimdust kunagise linna tegelikust mastaabist. Kuid üks oluline hiljutine arheoloogide avastus Korasiinist on veinipress, mis on kauni mosaikpõrandaga ja see näitab meile seda, millest siinsed inimesed elatusid. Nad olid viinamarjade kasvatajad ja veinitöösturid.
aga veel üks teine leid, mis on siit ka välja kaevatud Korasinist, on massiivne õlipress. Ja see näitab meile seda, et linna ümber oli väga palju avarust ja istandusi. Ruumi oli nii oliivipuudele kui Viinamere istandustele ja siin tegeletigi selliste põllumajanduslike tegevustega, sellest elatuti. Ja see näitab meile, milline oli see linn, millised olid inimesed ja millega nad tegelesid. Jalgtee, mis laskub siit alla Kapernauma, on just see sama tee, mida mööda kõndis Jeesus omal ajal. Seda kõndides jõuame umbes tunni ajaga Kapernauma ja sellel jalgteel on sõna otseses mõttes Jeesuse sandaalides jalajäljed, mida mööda tema kõndis, kui ta teenis nii Korasini kui Kapernauma kui kolmandat linna Betsaidat. Luuka 9. peatükist loeme, et kui Jeesus läkitas välja oma jüngrid kahekaupa teenima ümberkaudset külasid ja linnu, siis võime oma ettekujutluses visualiseerida siit möödumas Jeesuse õpilaste tandemeid, kes kuulutasid ja tegid imesid Jeesuse nimel. Jätame Korasini ja siirdume järgmisse linna, mille Jeesus needis, Betsaidasse. Vahele jätame Kapernauma, kuna sellest on meil olemas eraldi põhjalik episood. Tere tulemast, armsad sõbrad, neetud linna Betsaidasse. Kõlab kuidagi koledasti. Aga me oleme täna siis avastamas ühte linna ja me peame mõistma seda, et Jeesusel oli selline rändteenistus. Ja ta ei peatunud ühes kohas üldsegi pikalt. Ta jutlustas, tegi imesid ja läks edasi. Ja ka oma kodus Kapernaumas, kus ta oma baas oli, seal ta oli ka nagu üsna lühidalt. Ja siis ta naases jälle tagasi oma koju. Tema ütles neile, lähme teisale lähemaisse Aleveisse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks ma olen välja tulnud. Ja Betsaida oli ka üks koht, kus Jeesus käis ja jutlustas ja kõneles. Ja see tähendab heebrea keeles see nimi Betsaida. See on väga huvitav tähendus. See tähendab jahimehe kodu. Nüüd sõna jahimehe all ilmtingimata ei tähendanud seda, kes kahe raudsega laseb loomi, põtrasid ja kitsi, vaid ka oli mõeldud kalamehi, nii et nagu mõlemad grupid olid selle Betsaida nime all. Linn iseenesest asetses 4 kilomeetrit Jordani jõe suudmest ja Galilei järv oli väga lähedal. Kroonik Josephus kirjutab nõnda, et jõgi möödus Betsaida Juliasest. Enne kui see suudus järve, ka nii tegelda siin järvel läheduse tõttu enamasti kalapüügiga. Linna lisanimi Julia tulenes nelivürsti truudusest Rooma keisrile, sestap andis ta Betsaidale lisaks keisri tütre Julia nime. Kõigepealt peab aga ära mainima väga olulise fakti, et Betsaida oli algselt Peetruse kodulinn, mida mainib Johannes oma evangeeliumi 1. peatükis. Sealt olid pärit muidugi ka Peetruse vend Andreas ja lisaks veel Filippos. On suur võimalus, et ka Sebedeuse pojad Johannes ja Jakobus olid pärit siit. Veel võib ära mainida, et Taaveti naine Maaka oli Betsaidast. Maaka sünnitas Taavetile Absalomi, kes oma isa kuningatrooni üritas ebaõnnestunult üle võtta ja leidis oma kurva lõppu juuksed pidi puuvõras, kus tema keha läbistasid pealik Joabi nooled.
Betsaida head suhted naaberlinna Kapernaumaga, millele pani aluse kalameeste koostöö, andis Peetrusele hea võimaluse pruudi otsimiseks hoopis naabrite juurest. Ja lõpuks kolis ta oma naise juurde elama, mis on küll huvitav, mõeldes tolle aja kommetele, kus mees tõi pruudi ikka isamajja. Betsaida asukoha üle on väga palju vaieldud, kuid arheoloogid ja teadlased otsustasid leitud tõendite põhjal, et just siin, sellel kõrgendikul, ongi see ajalooline Betsaida. Seda kinnitab ka veeallika olemasolu, ilma milleta ei oleks elu siin võimalik. Lisaks veel ideaalne kliima, järve lähedus, mis panid aluse põllumajanduslikuks tegevuseks neil viljakatel põllumaadel. Betsaida oli küll lähedal nii Kapernaumale kui ka Korasinile, kuid siiski oli see teistest hoopis erineva haldusega regioon. Näiteks kõneleti siin lisaks aramea keelele ka kreeka keelt. Näeme Johannese 12. peatükis, kuidas Filippos kõneles kreeklastega nende oma keeles. Ja nad tulevad Betsaidasse ja ta juure tuuakse pime ja nad paluvad teda, et ta teda puudutaks. Siis ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja. Sülitas temale silmi ning pani oma käed ta peale ja küsis talt, kas sa näed midagi? Tema vaatas üles ning ütles, ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid kõndimas. Siis ta pani taas oma käed ta silmadele ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve. Ja ta nägi kõike selgesti. Ja ta saatis tema koju ning ütles, ära minegi külasse. Sõbrad, kas ei ole huvitav, et me võime lugeda seda teksti just täpselt selles kohas, kus see juhtus? Täpselt selles kohas, geograafiliselt. Ma usun, et kui me vaatame täna neid varemeid, neid kive, mis on siit alla lükatud linna hävitades, me siiski saame aru sellest nagu geograafilises mõistes, et milline see kõik siin ümberringi oli, milline võis see Betsaida linn olla sel ajal, kui Jeesus kõike seda siin tegi. Siin toimus teistkordne rahva hulga toitmine Jeesuse poolt, millest räägib evangelist. Ja geograafiliselt mainib ta seda sama kohta just seoses selle suure imega, mida Jeesus tegi. Neil olid vaid mõned leivad ja kalad, millest jätkus tuhandetele. Ja kui apostlid tagasi tulid, jutustasid nad temale, mis nad olid teinud ja ta võttis nad enese juure ja läks ära üksindusse linna poole, mida hüütakse Betsaidaks. Aga kui rahvahulgad seda teada said, läksid nad temale järele ja ta võttis nad vastu ja rääkis neile Jumala riigist ja kelledele oli vaja ravitsemist, need ta tegi terveks. Siis päeva hakkas veerema. Ja need 12 tulid ta juure ja ütlesid, lase rahvas minema, et nad läheksid ümberkaudseisse küladesse ja asulaisse puhkama ja otsima rooga, sest me oleme siin tühjas paigas. Aga ta ütles neile, andke teie neile süüa. Nemad vastasid, meil pole rohkem kui 5 leiba ja 2 kala. Või me peaksime minema ja ostma toidust kogu sellele rahvale, ent neid oli ligi 5000 meest. Siis ta ütles oma jüngritele, seadke nad maha istuma salkadesse 50 kaupa. Ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma einele. Ent ta võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taeva poole, õnnistas neid ning murdis ja andis oma jüngritele ettepanemiseks rahvale. Ja kõik sõid
ja kõikide kõhud said täis ja neist ülejäänud palukesi korjati kokku 12 korvitäit. Kuid nagu juba Jeesus oli ette kuulutanud selle linnale, oli see määratud kadumisele ja hääbumisele. Jeesuse hädakuulutus täitus ristisõdijate ajaks umbes aastal 1100 ja juba siis oli see linn ammu muutunud olematuks ja keegi isegi ei teadnud selle asukohta. Selles episoodis oleme näinud Jeesuse hoiatavate sõnade tõsidust. Tema needmise sõnad ei olnud lihtsalt niisama emotsiooni pealt välja paisatud hoiatused. Näeme, et aegade jooksul on need tõepoolest täitunud. Need karused varemed siin Betsaidas hoiatavad meid täna, et meie elus oleks Jumala kartus ja et me suutuks Jumala sõna hoiatusse äärmise tõsidusega. Jumala sõna on võimas ja see täitub meie igaühe elus, nii nagu me näeme isegi linnade elus ja riikide elus. See täitub kas heaks või halvaks, kas õnnistuseks või needuseks.